Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas koolielu kogukondadesse luua sisu. Selleks on siis mitmeid võimalusi, aga põhimõtted on ühesugused. Ma hakkan praegu siit altpoolt pihta, et kui ma lähen nüüd siia vasakule poole menüüsse, siis kogukonna failid, siia alla on siis võimalik üles laadida faile. Et klõpsan lihtsalt nupule lisafail, otsin selle faili arvutist üles, paneme pealkirja, kirjelduse, vajadusel siis märksõnad, et seda leida. Ja kuna nüüd koolielu kogukonna luues on tehtud siis kategooriad, juhendid ja esitlused, siis ma saan ära määrata, et millise kategooria alla see fail läheb. Ja veel on oluline siis ära määrata, kes sellele failile ligi saavad, kas see on privaatne ainult mulle, kooliellu sisse loginud kasutajatele nähtav, avalik kõigile või siis ainult kogukonnale digitiigrid katsetavad. Ja samuti on võimalik ära määrata see, et millal täpselt see fail siis avaldatakse, et see ei pea toimuma just siis, kui ma selle üles laadisin, vaid ka minule sobival kuupäeval. Ja siis seejärel ma kinnitan, et see fail, et mul on selleks kõik õigused ja ma saan selle üles laadida, siis klõpsan lae üles. Et nii käib see asi siis failidega. Et kogukonna failide all on nüüd näha, et siin on võimalik neid siis vaadata kõige uuemaid autori järgi, pealkirja järgi ja see juhendid ja esitlused, see on siis, kui ma olen loonud kategooriad ja sinna alla midagi pannud. Järgmine koht, kogukonna leheküljed. Et kogukonna lehekülgede puhul on võimalik luua siis lausa selline nagu kodulehe laadne asi, kus mul on siis erinevad leheküljed, siin on navigatsioon, siin on näha, et lehekülgede alla on võimalik luua ka alamlehekülgi. Ja lisalehekülg, sellisel juhul ma saan selle lehekülje siia lisada, panen leheküljele pealkirja, lisan sisu, märksõnad ja jällegi siis valin. Nüüd on mul ainult kaks võimalust siis, kes saavad seda lugeda, vaadata ja kes saavad seda toimetada. Et ma võin sellega teha niimoodi, et seda näiteks vaadata saavad kõik, aga toimetada saan ainult mina või siis saavad kõik seda toimetada. Ja nüüd siin sisu puhul veel üks asi, et näiteks, et kui ma tahan siia lisada mingisugust vistutamiskoodiga asja, ma võtan näiteks YouTube'ist praegu. Otsime siia ühe tiigri video. Tiiger. Nii. Taige oleks parem olnud panna, jah. Et võtame tiigri video ja kui ma saan siis siit erinevates keskkondades on need erineva koha peal, aga saan võtta selle embed koodi, kopeerime selle ja kui ma nüüd lähen siis siia postitusse, siis siin on selline koht nagu HTML. Klõpsates sellel saan ma siis kleepida selle koodi siia ja kui ma klõpsan update, siis see video läheb mul siin ilusti mängima. Nii, ja siis panen salvesta, paneme siia ka siis pealkirjaga tiiger. Salvesta ja sellisel juhul on see, tuli mul uus lehekülg, kus on siis tiigri video peal. Edasi nüüd lehekülgede puhul on võimalik neid siis ka liigutada üles ja alla, et ma saan valida, et kui ma olen siin mingeid nädalaid teinud, ära kustutada ja siis siin on näha, kas nad on siis avalikud, kellele täpselt, mis on ajalugu, tähendab, kuidas neid on täiendatud. Kogukonna ajaveeb võimaldab siis lisada postitusi, klõpsan lisapostitus, nii nagu ajaveebides on. Kõigepealt pealkiri, siis nagu lühikokkuvõtte, sisu, märksõnad, kas saab neid ajaveebe kommenteerida, kes näevad ja kas ta on siis avaldatud või ei ole avaldatud. Viidete puhul on võimalik siis lisada siia erinevaid linke kusagilt mujalt, teha selline väike lingikogu olulistest asjadest. Ja arutelu on siis tegelikult nagu foorum. Et siin on nüüd näha ka, kuidas on katsetatud seda, et kuidas tiiger elab.
küsimus ja siis keegi on sellele vastanud ja siis kui mina klõpsen siin jälle vasta ja saan jälle vastata. Nii et et midagi keerulist selle sisu toimetamisel siin ei ole.